Tere, armsad õpetajad! Eelmisel korral me rääkisime sellest, mis on koolihirm õpetaja vaates ja kuidasmoodi võib õpetaja tunda ise samamoodi hirmu oma tööga seoses. Me oleme küll rääkinud palju sellest, et õpetajaid on vähe ja et õpetajad, noored õpetajad ei suuda olla rohkem kui 5 aastat uuringute järgi koolis. Ja et üha rohkem ka vanemaid õpetajaid on võtnud plaani koolist ära minna ja lõpetada oma töö kooliõpetajana. Aga me oleme väga vähe siiski püüdnud ka selgusele jõuda, mis on need põhitegurid, mispärast õpetajad ei taha koolis tegutseda ja need põhitegurid, miks väga mitmetes ainetes, füüsika, keemia, matemaatika on õpetajaid vähem kui peaks olema. See on väga oluline teema, et me vaataksime seda koolikeskkonna psühholoogilist seisundit mitmest vaatenurgast. Sest need inimesed kõik, eriti õpetajad ja õpilased, kes üksteisega koolis koos tegutsevad ja suhtlevad, need mõjutavad üksteist. Ja selle mõju tulemusena siis kas on koolis hea olla või tekivad koolis probleemid, mille pärast sinna ei taha nii õpetajad vabatahtlikult rõõmsa meelega, suure rahulolutundega ja hea seisundiga tulla. Aga samamoodi on olemas ka see teine pool, see õpilaste pool, et ka õpilased tunnevad ju seda koolikeskkonda kas positiivsena või hirmu tekitavana või ka sellisena, mis nende iseloomule, nende heaolu seisundile halvasti mõjub. Ja täna ma tahaksin rääkida ühest sellisest teemast ka lisaks veel sellele õpilastega seotud koolihirmule, millest minu mäletamist mööda ja lugemist mööda ei ole Eestis küll kuigi palju räägitud. Ja selle teema nimi on koolihäbi. Häbi, mis on seotud kooliga, häbitunded, häbi kogemine, mis on seotud koolis olemisega, koolis käimisega. Ja muidugi on jällegi nii nagu kõikide teemadega alati olemas ka selline vastastikune mõju, et kui õpetaja ise on oma kooliajal või oma eluteel kogenud häbistamist, häbistavaid situatsioone, mis on teda mõjutanud, siis võib juhtuda nii, et tema isegi ei ole võimeline alati ennast analüüsides mõistma, mis paneb üht või teistmoodi inimest käituma. Ja see häbi nagu psühholoogilise niisuguse omadusena, seisundina, mõjutegurina on üks kõige keerulisemaid, kõige vähem ka teadvustatud niisuguseid emotsioone, mis üldse võib tekkida. Ma näitaksin teile täna kõigepealt ühte raamatut, mis on seotud kodukahjustusega eelkõige. See on Lapsepõlve mõjud, Martti Paloheimo. Ma soovitan väga seda lugeda. See on väga hea raamat. Ja siin selles raamatus on kirjeldatud seda, kuidas lapse kodune kasvatus, kodune see mõju, mida ta lapsepõlves on kogenud, võib anda talle terveks eluks kaasa kas siis madala enesehinnangu või niisuguse enesesse halva suhtumise. Ja selle tulemuseks muidugi on see, et ta ka kasvades ja suuremaks saades võib seda mitte isegi enda jaoks nagu olla võimeline nii-öelda läbi töötama ja kõrvale panema. Häbi on just üks nendest kõige olulisematest asjadest, mis inimese alateadvuse kaudu mõjutab tema elu
tema käitumist, tema suhtlemist teistega niiviisi, et see võib olla väga paljudele tema ettevõtmistele, tema headele suhetele, tema saavutustele takistuseks. Ja üks selline kahjustav keskkond on siis kodu, vanemad ja see, mida laps oma kasvatuses võib kodus läbi elada. Aga teine keskkond ja see kooliga seotud koolikahjustus, sellest on väga palju vähem räägitud. Mina võib-olla isegi ei oska praegu teile nagu mingeid muid selliseid raamatuid soovitada, aga ma väga soovitan seda raamatut, mis on Alice Milleri raamat Sinu enese pärast. Ja selle raamatu põhisisu, millest me võib-olla edaspidi natuke rohkem räägime, ongi seotud sellega, kuidas kasvatamine, kasvatus ja kooli niisugune mõju lapse arengule võib olla negatiivne alapealkirjaga, kui kasvatuses saab kiusamine. Selles raamatus räägitakse sellest mustast ja valgest pedagoogikast, kus pedagoogika aluseks on just see, kus selle praktilise pedagoogika aluseks on põhimõtted, kuidas laps on teatud mõttes, nii nagu me oleme siin, ma olen ka öelnud, kas õppimis- või kasvatusobjekt või õppimismasin ja kasvatusobjekt ja see, kuidas vanemad, õpetajad, teised koolitöötajad temasse suhtuvad, sellest tuleneb see, milliseks laps kujuneb. Ma nüüd vahepeal tooksin paar näidet, et te mõistaksite seda suurt mõju, mis õpetaja käitumisel, õpetaja suhtumisel lapsesse, õpilasesse või siis vanemate käitumisel, suhtumisel, millest me täna ei räägi pikemalt, on just selles osas, kuidas laps võib isegi täiskasvanud eas olla täiskasvanud inimene veel kahjustatud ja see kahjustus avaldub niiviisi, et see on tema elus takistuseks. Võib-olla selles valdkonnas, mis puudutab just kooliga seotud häbitunnet ja seda negatiivset mõju õpilasele, mis tuleb nagu koolides nende õpetajate poolt, kes ei ole mõtestanud läbi oma tegevust just psühholoogilises mõttes. Üks näide, mis mind on šokeerinud, on paarkümmend aastat tagasi või ma täpselt ei mäleta seda aega, kui ma tegin videotreeninguid erinevatele inimestele, kes tahtsid oma esinemisoskust parandada ja siis väga mitmeid, väga erinevaid inimesi käis nendel videotreeningutel. Tavaliselt need olid 10 videotundi pluss analüüs ja selle ajaga oli väga palju võimalik nagu ennast selles valdkonnas arendada. Ja üks nendest minu nii-öelda õpilastest, kuskil 40-45 aastane naine, tema töötas väga heal kõrgel kohal ühes ministeeriumis ja tal oli huvi ja soov oma karjääri muuta ja edasi minna järgmisele niisugusele astmelauale ja ta tuli just selle mõttega siis ka sellesse minu treeningusse. Aga väga ruttu sõnastas ta oma soovi ja eesmärgi ümber ja tuli välja, et tegelik põhjus, miks ta tahtis tulla, oli see, nagu ta sõnastas niiviisi, et tema abielu on ohus, kuna tema ei oska ennast väljendada ja ta puterdab kogu aeg. Ja see puterdamise teema hakkas pidevalt nagu tema jutus esile tulema, et mis on see põhipõhjus, miks ta tahab ennast muuta. Ja mina kuulates teda, kuidas ta siis endast rääkis, olin väga suures üllatuses, sest mina ei kuulnud seda puterdamist mitte kusagilt, ei paistnud see välja. Ja siis me tegime esimese videosalvestuse ja tema siis rääkis endast, tutvustas ennast seal ja mina palusin, kui me hakkasime vaatama seda salvestust, et ta ütleks selle koha, et me saaksime stoppi panna, kus ta parajasti nüüd on puterdanud.
ja ta vaatas seda, see oli veel see aeg, kus selline videotelefonide kaudu lindistamine või salvestamine ja kõik see ei olnud nii tavapärane kui praegu. Ja ta ei olnud ennast enne selliselt pikemaajaliselt videos rääkimas näinud. Ja ta vaatas ja ütles, et appi, mis see siis nüüd on? Et ma ei leia ise ka seda kohta üles. Ja et selle näite lõpuks siis nüüd ma ütleksin, et me jõudsimegi ühisele järeldusele, et tema enesehinnang eneseväljendusoskusega seoses oli pärit koolist, kus ta tõi väga värvikaid näiteid eesti emakeele tundidest, kuidas ta õpetaja konfliktis olles oli klassi ees esinedes või mingit teksti lugedes saanud pidevalt õpetajalt tagasisidet, et tema väljendusoskus on väga kehva ja ta pidevalt puterdab. Teine muidugi, mis aitas tema sellist negatiivset enesesse suhtumist ja enesehinnangut selles valdkonnas mõjutada, oli tema enda abikaasa käitumine. Ja kuna me täna küll pikemalt ei räägi sellel teemal, me räägime järgmistel kordadel, aga ma näitan teile, et te võite osta endale või raamatukogust võtta, laenutada üks uus raamat, emotsionaalne ja vaimne vägivald. See on väga hea raamat. Nii et selle naise näite puhul võib öelda, et teda häbistasid nii eesti keele õpetaja koolis kui ka oma mees ja selle vaimse vägivalla nagu keskpunkt ongi ka see häbistamine, häbitunde tekkimine, mis läheb inimese alateadvusesse ja võib mõjutada terve elu läbi. Nii et ma olen mitmeid kordi rääkinud positiivselt mõjuvast õpetajast. Aga täna selle kooli hirmu ja kooli häbi teemaga seoses ma tahaksin väga öelda ka, et palun, kui teie enda nagu käitumine võib olla keeruline õpilastega seoses, kellega teil on raske hakkama saada, siis palun analüüsige, kuivõrd teie olete selline häbistamise või alandamise mustrite kasutaja. See kahjuks on nakkav, nagu ma olen enne rääkinud. Kõige suurem nakkus tekib siis, kui näiteks õpetaja ise on õppinud koolis, kus tema koolis õppimise ajal tema kui õpilasega käitumismustrid õpetajate poolt olid selles koolis lubatud ja mitte nii-öelda halvaks pandud, kui õpetaja käitus õpilastega üleolevalt, alandavalt ja häbistavalt. Nii kurb, kui see ka ei ole, aga väga mitmeid aastaid olen ma näinud siis, kui veel olid alaealiste komisjonid või siis niinimetatud ümarlauad, kus nende korraldamise psühholoogiline mõjutegur on sotsiaalse kontrolli kaudu häbistades ja nii-öelda mõjutades kas siis peret, vanemaid, aga ühtlasi ka lapsi, et nad mõjutades muutuksid, et nagu oleks võimalik psühholoogiliselt häbistades ja häbistamise kaudu nagu mõju avaldades panna kedagi paremini käituma. See on täiesti vastupidine arusaamine, sellepärast et häbistamise vastand emotsioon on viha. Ja on kaks varianti. Nüüd selle kooli häbiga toimetulekuks peale selle variandi, kus juba nii paks nahk on õpilasel, et ta tunnetab enda üleolekut õpetajast, ta tunnetab nagu seda, et ta on targem, ta on selles mõttes ka targem, et ta on inimesena targem, et ta ei häbista ega alanda õpetajat. Kui tal on kodus selline suurepärane eeskuju vanemate näol olemas, kes on õpetanud talle inimestega suhtlemist sellisel moel, et teine inimene on väärtuslik
ja tema häbistamine, alandamine ja tasse halvasti suhtumine, emotsionaalse vägivallaga temaga käitumine tuleb tagasi bumerangina sellele inimesele endale, siis ainult need õpilased võivad sellest tavapärasest reaktsioonist jääda puutumata. Ja tavapärane reaktsioon on siis häbistamise tulemuseks viha tekkimine paremal juhul selle häbistaja suhtes, õpetaja suhtes, selle komisjoni suhtes, selle ümarlaua suhtes, nende tugispetsialistide suhtes, kes on alandanud ja häbistanud kõigepealt siis võib-olla õpilast, aga ka peret ja ümarlaua taga toimub psühholoogiline tragöödia, kui ümarlauaga läbiviijad häbistavad näiteks murdeealise poisi ema, kes võib olla üksikemana selle poissi nagu kasvatamas, toetamas ja kui see poiss kuuleb oma ema häbistamist, sama muidugi ka väiksemal määral võib-olla traumaatiline on see, kui on terve pere seal, siis lapsevanemad suudavad selle olukorraga toime tulla. Aga kui on just üksikvanem, siis see murdealine poiss oma ema häbistamist elab niimoodi läbi, et tema viha, mis tema sees, siis selle tulemusena tekib, kui ta enam-vähem on terve, mitte kahjustatud inimene, siis selle viha väljaelamine võib olla täiesti ootamatus kohtades. Aga selge on see, et see viha väljaelamine tekitab olukorra, kus see noor inimene siis kas siis seal komisjonis või ka klassis, kui selliselt õpetaja käitub, ei ole võimeline enam positiivselt suhtuma ja ei ole võimeline enam nende inimestega nii-öelda positiivses mõttes koostööd tegema. Selline häbistamise üks väljaelamise tee ja nagu tervislikum tee on see, kui häbi tulemusena tekib vihatunne ja see vihatunne elatakse välja. Teine, palju levinum variant just eestlase sellise teatud mõttes introvertse iseloomu puhul on see, kus häbitunne elatakse alateadvuses niiviisi, et surutakse see maha ja inimene hakkab selle häbistamise tulemusena mõtlema, et ta ei olegi väärt, ta ei ole tark, ta ei ole suuteline toime tulema kõige sellega, mille pärast teda häbistati. Ja see enesele suunatud agressiivsus ja viha hakkab väljenduma tema enese minapildis, enesehinnangus ja ka tihtipeale sellises nii-öelda näideldud ei ole võib-olla õige sõna, aga teatud mõttes niisuguses kahepalgelises käitumises, kus inimene, see õpilane, see noor inimene püüab meeleheitlikult siis meeldida, käituda niiviisi, et võimalikult ennast eemale hoida kogu sellest häbitundest ja ta ei julge avaldada oma mõtteid, ei julge avaldada oma arvamust, ei julge ennast kaitsta, ei julge vastu hakata nendele traumaatilistele situatsioonidele, mis näiteks mõnes ainetunnis tekib, kehalise tunnis tekib, kunstitunnis tekib, kus see niisugune tavapärane kooli, tavapärane häbistamine märkuste kirjutamisega, ebaõiglaste hinnetega, sellise käitumisega õpetaja poolt, mis tema arvates, õpetaja arvates võib olla selline kasvatuslik reaktsioon halvale käitumisele, aga psühholoogilises mõttes on see hoopis niisugune teistsugune mõjutegur, mis kõik selle seisukorra, mis klassis on või selle olukorra, mis klassis on tekkinud ja millega seoses õpetaja reageerib siis niiviisi tavapäraselt märkust kirjutades murdeealist poissi näiteks eriti, kes on väga tundlikud just sellise käitumissuhtes klassist välja saates, talle kuidagi halvasti ja alandavalt öeldes või tema pere kohta öeldes, et see kõik tekitab sellise olukorra, kus normaalselt niisugust tundi või edasi koostööd teha ei ole võimalik. Ja see põhjus on siis selles,
et see inimene, kes on kogenud häbistamist ja eriti on ju väga palju nagu probleemidega lapsi, võivad olla juba lasteaiast alates sellises olukorras, kus see alateadlik niisugune vastuvõtt, selle häbi vastuvõtt toimub automaatselt, sest nende jaoks nad kujunevad välja nii-öelda pahaks poisiks või pahaks tüdrukuks. Kui keegi nende käest seda küsiks, siis seda nad ei oska väljendada, aga nende käitumises, nende reaktsioonides, ka nende vihareaktsioonides, nende niisuguses meeldida püüdmises, manipulatsioonides väljendub see, et nad on nii-öelda häbiga rüütatud isiksused. Häbiga rüütatud isiksus tähendab seda, et inimese sisemine käitumist mõjutav tegur on see, et ta häbeneb iseennast, ta häbeneb teisi inimesi, ta häbeneb seda situatsiooni, ehkki ta võib käituda täiesti teistmoodi, nii et seda häbi välja ei näidata. Ma toon ühe teise näite, millega seoses ma tahaksin väga panna neid teile südame peale, just õpetajad seda, missugusel kujul kool võib mõjutada nagu suuremat seltskonda. Ma ütleksin lausa, et õnnetu Eesti rahvas sellises mõttes, mis väljendub sellistes olukordades. Et näiteks, kui on vaja avaldada oma arvamust isiklikult. No toome näite, et Tallinna Ülikoolis on mingisugune õpetajate või haridustöötajate konverents ja see on väga huvitavad ettekanded ja moderaator modereerib ja kui tuleb koht, et küsimused palun, siis kõik, kes on käinud mõnedel nendel konverentsidel, näevad, kui vähe on Eestis neid noori inimesi ja täiskasvanud inimesi, vanemaid õpetajaid, kes julgevad küsida. Küsijad on ühed ja samad inimesed. Ja need, kes on otsustanud, et nad ei tekita häbitunnet ja piinlikkust ettekandjale, kes on nii palju ette valmistanud. Sest see ütlemine, et kui ei ole ühtegi küsimust, on 2 võimalust. Sa ei saanud mitte midagi aru või oli see ettekanne niivõrd ebameeldiv ja halb, et seal ei olnudki midagi lihtsalt küsida. Ja sellise niisuguse, miks ma ütlesin õnnetu olukorra on väga paljus tekitanud see keskkond, milles me tihtipeale oleme ka koolides olnud ja lapsed on kogenud seda. Kui me nüüd räägime sellest, mis see tulemus siis on, kooli hirm ja kooli häbi. Väga lihtne on öelda seda, et lapsed ei taha kooli tulla, õpilased ei taha kooli tulla ja puuduvad selle tõttu, et nad kardavad kiusamist. See on tõepoolest väga suur teema ja on palju koole, kus kooli hirm on seotud eelkõige just sellega, et klassikaaslaste või koolikaaslaste poolne emotsionaalne vägivald, narrimine, isegi võib-olla füüsiline vägivald on niivõrd tihti esine, et nad ei taha sellepärast tulla kooli ja nad kardavad. See võib väljenduda näiteks väga erineval moel, kus seda kooli hirmu tausta oleks võimalik väga selgelt nagu kaardistada, kui näiteks laps võtab oma riided, joped või mingid mantlid ja võtab klassi kaasa ja õpetaja käsib tal minna ja panna need riietoidu, aga ta ei lähe ikkagi. Siis võib tekkida küsimus, miks ta kardab oma riided riietoidu jätta. Ja sealt samasuguseid näiteid võib tuua mitmeid, aga kooli hirmu ja koos kooli häbiga kõige tavalisem puudumise ja kooli minemise põhjus on tegelikult peidetud õppetunni sisusse. Ja kui me nüüd mõtleme praegu, kui minagi külalispsühholoogina olen väga paljude koolide puhul sattunud ka teatud mõttes sellisesse vaidlusesse, et kas e-kooli peaks panema nii palju märkusi ja mis nende märkuste sisu peaks olema ja kas need märkused on ikka hädavajalikud või on alternatiivina hoopis oleks vaja õpetajal otsida
tuge kolleegilt või oma kooli tugispetsialistidelt, et aidata õpetajal märgata, mis on see põhjus, miks tekib märkuse jaoks vajalik materjal. Ja see põhjus on tihti seotud õpilase poolselt selle hirmu ja häbi, koolihirmu ja koolihäbi seguga. Sellepärast, et see käitumine, mis õpetaja poolselt siis õpilast puudutab, võib olla õpilase poolt interpreteeritud häbistamisena, alandamisena, ebaõiglusena. Ja selle tulemusena käitub ta mitte nii, et ta julgeb öelda õpetajale seda, et õpetaja, te ütlesite minule halvasti, õpetaja, miks te minuga niiviisi räägite, seda ju enamus õpilasi ei julge väljendada. Ja kui nad ka seda väljendaksid, siis nende õpetajate puhul, kes ei ole märganud seda enda niisugust käitumise viisi või käitumismustrit, see ka kindlasti selline kommentaar ei mõjutaks. Aga see, kuidas siis õpilased hakkavad selle niisuguse psühholoogiliselt negatiivselt mõjuva, häbistava, alandava ja paikapaneva või solvava reageerimisega õpetaja poolt hakkavad käituma halvasti, siis see on tulemus. See on tulemus selle klassis olemasoleva psühholoogilise mikrokliima nagu väljendus. Kui mikrokliima on positiivne ja vastastikune lugupidamine on õpilaste õpetajate vahel olemas, siis sellisel juhul ei toimu selliseid märkusi vajavaid nii-öelda jutumärkides olukordi. Teine, mis nüüd siis veel ainetunnis on väga oluline ja millega seoses on väga tihti see vastastikune mittemõistmine olemas, sellepärast ma soovitan väga ka, et kolleege oma tundi kutsuda, et saada aru peegeldust enda käitumisele õpetajana. Ja on see, kui keegi ei oska midagi, kui ükskõik, kas siis tal on kodused tööd tegemata, võib olla, et tal ei ole kodus vajalikku võimalust õppida ja kuidas nüüd õpetaja siis reageerib selle olukorraga seoses, kus midagi on tegemata või õpilane ei mõista midagi, mingit seletust. Õpilane, kui ta julgeb juba midagi küsida või juhendamist paluda, siis järelikult klassi mikrokliima ei ole nii halvas seisus. Ja kui vastastikuses lugupidamises see toimub, aga väga palju just on neid nii-öelda eelnevast häbist kahjustatud õpilasi, kes hakkavad nutma või parem ei lähe kooli või põgenevad teatud tundidest, istuvad kusagil kooli koridoris ja ootavad järgmist tundi lihtsalt ainult sellepärast, et nad ei julge enda kaitseks välja astuda. Ja see, kuidasmoodi õpetaja nagu siis reageerib, nähes, et mõni õpilane ei saa aru või ei oska, see on selle õpilase jaoks lihtsalt selles mõttes välja kannatamatu ja ta tunneb, et ta on häbistatud, ta on rumal, ta on saamatu, ta ei tule toime ja see on nüüd ühelt poolt tekitab temas hirmureaktsiooni ja teiselt poolt selle alateadliku häbitunde, et ta ei kõlba ja parem, kui ta ei tule. Nüüd ebaõnnestumise kartus ja selline kodune tagasiside samamoodi, mis järgneb sellele olukorrale, kui õpilane koolis ebaõnnestub, siis kodune tagasiside võib olla negatiivne ka see koolimaterjali hinnete ja märkustega seoses ja see tekitab järjekordselt nagu sellise ringi negatiivset mõju, mis lapse puhul võib ilmneda sellega, et või avalduda selles, et mitte sellest ainult ei piisa, et ta koolis saab häbistatud ja koolis on tema jaoks see negatiivne mõju tema enesehinnangule ja tema väärtuslikkusele, vaid ta tunnetab seda ka kodus ja on lapsi, kelle elu nagu põhisisu ongi see, et ta jõuab sinna, et ta midagi ei oska, ta midagi õigesti teha ei suuda ja kogu seda olukorda muuta hoolimata paljudest nagu nii-öelda noomimistest, märkustest, õiendamistest, ümarlaudadest
ja igasugustest nii-öelda mõjuteguritest, mis on negatiivsed, ainult suurenevad. Selle tulemuseks on see, et kergem on puududa, kergem on mitte minna, kergem on leida enda rõõmu jaoks mingisugused võimalused väljaspool kooli. Selle asemel, et loota veel, et keegi võiks teda mõista. Kooli häbi ja koolihirm on sellised psühholoogilised mõjutegurid, millest me oleme väga vähe rääkinud, aga mis mõjutavad meid täiskasvanud inimesi igapäevaelus palju rohkem, kui me tahaksime seda teada ja tahaksime seda nagu omada. Nii et ma palun teid, et kõik, kes te vaatasite ja kuulasite minu tänast videoloengut, et me kõik mõtleksime, missugust mõju avaldab meie käitumine, eriti lastele ja noortele ja kuidas me võiksime seda käitumist parandada, nii et häbi asemel tunneksid nad tunnustust, rõõmu olemasolust ja positiivset enesehinnangut. Olge väga hoitud ja edu teile teie enda analüüsis. Kõike head!